südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Täna me räägime endiselt sagedustest. Eelmises, eelmise, eelmises videos, eelmise päeva videos me rääkisime sagedustest ja sõnadest. Ja see oli nagu ettevalmistus. Täna on mulle sellised soovitused, et ole teadlik oma igapäevasest sagedusest ja ole nii-öelda taotluslik, ehk siis vali need mõtted, teod ja harjumused, mis vastavad sellele energiale, mida sa soovid ligi tõmmata. Sest sinu, kui nii-öelda, siis sinu tulevik kuulab sind ja kuulab just sinu praegust sagedust. Ja kui sa soovid muuta seda, mida sa endale ligi tõmbad, siis sa peaksid muutma seda, mida sa siiani oled väga tihti teinud. Sest uus sagedus nõuab uusi tegevusi, uusi mõtteid, uusi igapäevaseid tegemisi. Ja sinu igapäevane nii-öelda rutiin, on sinu nii-öelda igapäevane rituaal, ükskõik, kas sa mõistad seda või mitte. Sest kui sa ärkad ülesse ja kohe vaatad näiteks oma telefoni, kas sinna on tulnud sõnumeid, siis see paneb sind nii-öelda reaktiivsesse sagedusse, ehk siis sinu sagedus hakkab reageerima välisele. Aga kui sa võtad aega nii-öelda, et minna oma keskmesse, see loob sulle sellise teistsuguse sageduse, millel on nii-öelda sinu sisemine taotlus sees. Ja nii hakkad sa ligi tõmbama hoopis teistsugust reaalsust. Ehk siis loo endale selline rutiin, soovitus, kus sa kõigepealt istud maha, kui sa ärkad ja keskendud oma energiale, oma sagedusele, oma mõtetele, tunnetele ja mediteerid kas või 5 minutit, et luua enda sisse rahu. Et võta kas või 5 minutit, kuigi vähemalt pool tundi oleks tegelikult minimaalne, kus sa ei tee mitte midagi. Ei ava telefoni, ei tegele muude selliste vajalike asjadega, mis hommikul vaja teha on. Isegi ei tee endale kohvi, vaid istud. See on sinu aeg, kus sa lood endale läbi taotluse energia selleks päevaks ja sageduse. Ja universum vastab sinu sagedusele ja siis sa näed, kuidas sa lood endale hoopis teistsuguse päeva, sest sinu energia on teistsugune. Mõtle selle peale. Valik on siin. Kohtumisi.